tere Kristo, tere Maarja. 20 sekundit tagasi enne salvestuse algust sa kasutasid sõna, mida ma ei ole kunagi varem kuulnud. Näidikulaud. Ja eestikeelne terminoloogia, mis oleks õige öelda dashboardi kohta. Ma sain aru, ma tõlkisin seda ja... Aga nii, Kristo, nüüd sa saad sisse juhatada teema. Tere tulemast ja tere kuulama. Meil on saates külas Maarja Pajusalu, kes on siis andmete visualiseerimise ekspert ja konsultant. Lisaks Tartu Ülikoolis doktorant, varsti vist lõpetamas. Ja hiljuti osalenud Teaduste Akadeemia 3 minuti loengus, et räägime loodetavasti kõikidest nendest teemadest. Kõigepealt alustame võib-olla sellest doktorantuuri teekonnast ja siis pikemalt andmete visualiseerimisest. Tere Maarja, tere Lauri. Tere ja aitäh kutsumast. Väga tore, et said tulla, et meil siin nüüd saate salvestamise hetkel umbes nädal aega tagasi oli see, kui toimus 3 minuti loengute finaalvoor. Ma ei tea muidugi, kas kõik inimesed väljaspool akadeemiat on üldse kursis, näiteks Lauri, et mis asi on need 3 minuti loengud? Ma nägin kuskil mingit uudist, võib-olla sina jagasid või keegi teine jagas LinkedIni vahendusel, aga see oli esimest korda, kui ma kuulsin sellest. Ma olen kuulnud sellest, et tantsi oma doktorikraadi. Ma oletan, et see on midagi sarnast. See on nii tore, see tantsi oma doktorikraadi. Ma mõni aeg tagasi ka kuskil seda panin tähele ja kuna ma olen eluaeg tantsinud, siis ma mõtlesin, et ohoh, et kui ma nüüd ikkagi läheksin seal Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudis kaitsmisel tantsima oma doktorikraadi kuidagi, aga ma ilmselt selle jätan ära, aga see oli väga tore. Ja Kristo, soovid sa ise midagi 3 minuti konkursist ette rääkida? No taustaks nii palju, et ma ise osalesin seal vist 2 aastat tagasi, et mul oli lihtsalt väga hea meel näha, Maarja, et sina osaled, sest ma tean, et Arvutiteaduse Instituudis meil Tartu Ülikoolis väga tihti inimesi ei kipu osalema ja sul läks väga hästi, et said ilusti Tartu voorust edasi sinna finaalvooru. Kuidas sa ise rahule jäid, kuidas see kogemus oli? Ja millest sa rääkisid? Ja, no, ma rääkisin muidugi oma teadustööst, milleks on terviseandmete visualiseerimine, ehk siis kuidas seda lihtsalt ja hästi öelda, ma panin pealkirjaks, et andmete visualiseerimine aitab hoida kõige kallimat vara. Et kui tervis meie kõige kallim vara on, siis kuidas me saaksime neid andmeid võimalikult hästi meie kõigi heaks ära kasutada. Ja minu doktoritöö on iseenesest sellises valdkonnas, et ma läksin otsima endale toredat, huvitavat kohta, kus on väljakutse, kus on põnev valdkond ja ma tegelikult uurisin nii-öelda üle Eesti neid erinevaid võimalusi ja jõudsin siis, ma arvan, et super kohta ja soovisin, et oleks olemas mingi töögrupp, kellel on juba siht ja eesmärk ja ideed ja et ma saaksin nendega liituda ja panustada siis oma huvide ja tugevustega sinna. Ja nii ma seal olen, et 5 aastat tagasi ma alustasin, ehk siis ma olen vahepeal 1 aasta akadeemilist võtnud ja praegu tõesti 4. aasta lõpus, et kas ma, statistiliselt ma ju on lõpp alles kaugel, et inimestel läheb ikka tunduvalt kauem aega, et doktorikraad kätte saada, et eks näis, kuidas see minul kujuneb. Aga ühesõnaga teema oli see ja miks ma 3 minuti konkursile läksin, ma olen iga aasta seda kuulutust näinud ja mõelnud, et võiks minna ja nüüd ma siis sain aru, et tagumine aeg on minna, et nüüd peaks minema ja juba on nagu tööd ka tehtud, millest rääkida, nii et kasutasin seda võimalust ära. Ja ma olen väga rahul, et ma läksin selles suhtes, kui asja nimi on konkurss, et nagu lähed võistlema kuskile kellegagi, siis see on natukene nagu see tantsuga, et kes mida hindab ja kus need kriteeriumid täpselt jooksevad, et selge oli see, et eesmärk ei ole mingi positsioon, vaid kogu see teekond. Et ma kõigepealt registreerusin Tartu Ülikooli konkursile
automaatselt inglisekeelsesse vooru. Ja siis, kui mulle saadeti nimekiri nendest eesti ja inglisekeelsetest osalejatest, siis ma vaatasin, et ma vist ikkagi olen eksinud, et miks ma lähen võistlema kõigi mitte-eestlastega, kui ma võiksin ikkagi eesti keeles rääkida oma teadustööst. Ja siis ma sain aru, et seal on see Teaduste Akadeemia pool ka veel juures, mis nagu võikski olla see nii-öelda esimene nagu eesmärk, et vot, kui ma nüüd Tartu Ülikoolis osalen, siis ma võiksin sinna ikkagi Teaduste Akadeemiasse ka saada ja olin väga õnnelik, et see nii läks. Ja Teaduste Akadeemia poole peal kogu see nii-öelda teekond, mis nad on planeerinud, et aastate jooksul see eesmärk, et meil oleks rohkem teadlasi, kes oskavad ja tahavad ja julgevad rääkida ja näevad seda mõtet rääkida laiemale publikule oma teadustööst, et seda, neid oskuseid lihvida ja inimestele seda võimalust anda, et just sellel teekonnal olemine oli väga äge ja iseendale ma nagu lõin sinna kõrvale veel sellise teise teekonna, et kuidas, või noh, tegelikult igalühel, eks, et kuidas sa harjutad, kuidas sina treenid. Et ma tegin veel palju erinevaid asju seal, et Pärnus on väga tore kõneklubi. Ma siis ütlesin, et kuulge, ma tuleks ka teil sinna klubisse üks päev esinema. Siis rääkisin, sain sealt väga palju tagasisidet. Siis ma suhtlesin veel mitmete inimestega, kes ma tean juba gümnaasiumi ajast, oleme kõnevõistlustel mõnede koolikaaslastega osalenud, siis jagasin neile oma teksti, et seal on nii palju nüansse, mille peale mõelda, ja siis ma lihtsalt võtsingi, et see on tore asi, mida teha ja millele ma siis keskenduksin, et ma keskendungi sellele, et kõigepealt see kõneteksti pool, et kas sellega annab midagi paremaks teha. Ja teine asi esinemine, et ma olen õppejõud olnud 11 aastat ja nagu ma ütlesin, et tantsin terve elu, mulle esineda meeldib, mulle rääkida ka meeldib, et mul sellega nagu ei olnud muret, kuigi ärevus oli ikkagi tõusis väga suur, et see nagu temperatuur on teine sellisel etteastel. Ja siis ma mõtlesingi, et mis see väljakutse on, ma võtsin endale nagu selles mõttes kõne tehniline võib-olla nagu tempo ja hääl ja sellised, et siis ma suhtlesin veel ühe väga toreda Eesti näitlejaga, kes mul tudeng oli, käisin teatris, vaatasin teda laval ja siis kirjutasin talle, et kuule, äkki sa oled nõus nüüd õppejõudu õpetama natukene selles osas, oma kunsti osas. Ja noh, selles mõttes nagu tegin sellest siukse endale toreda teekonna. Ma lähen sellesse sisse, sa kulutasid sinna palju aega ja siis ja see mahtus, ma oletan, et kui see on 3 minuti loeng, siis see peab 3 minuti sisse mahtuma. Absoluutselt. Okei. Kas seal on ka mingi ette nähtud formaat umbes, et nagu novellidel ja filmidel on see 3 act setup, midagi taolist? Põhimõtteliselt küll ja minu meelest see on väga ilusasti ja lühikeselt öeldav läbi selle, kui sa kirjutad teadusartiklit, siis sa kirjutad sinna abstrakti ehk sellise lühikokkuvõtte, mis on 3-osaline ja see on, miks ma seda tegin, kuidas ma seda tegin ja mis on olulisemad tulemused. Põhimõtteliselt sa tahad seda öelda lihtsas keeles. Ja nüüd teistpidi sa tahad seda teha nii, et inimestel oleks kuidagi huvitav, tore, kaasahaarav. Näiteks seda ma tean, et minu puhul kindlasti ma võiksin veel tööd teha ja vaeva näha sellega, et kuidas siis rääkida nii, et mingil hetkel inimesed hakkavad naerma ja mingil hetkel nad tunnevad kuidagi eriliselt nagu kaasahaaratuna ennast. Et ma arvan, et minu tugevus pigem on selline enesekindlalt, stabiilselt mingi kena asi ette kanda, ära rääkida, aga nüüd kuidas seda teha selliseks nagu ägedamaks. Et see oli hästi tore asi, mida ma nägin seal konkursil. Meie Tartu voorus, mina sain 2. koha ja esimese koha võitja siis rääkis suures plaanis samast teemast nagu mina, ainult et tema on kirurg ja mina olen andmeteadlane. Aga me mõlemad rääkisime terviseandmetest, meie näited olid läbi vähi, tema rääkis spetsiifiliselt vähiandmetest. Ja selles mõttes me olime ka nagu temaatiliselt juba võrreldavad ja tal oli äärmiselt kadedaks tegev kogu see ettekande, selle kohta öelda see kujund. Ta rääkis Malevitši mustast ruudust kui andmed mustas kastis. No nii ilus lihtsalt, et ta kadedaks teeb heas mõttes, tahaks osata sama asja peale tulla nagu. Aga meil oli veel siis konkurente seal Tartu voorus, kes ei mahtunud näiteks esikolmikusse, aga siis tuli Teaduste Akadeemias ja esi5 nii-öelda hulka toodi välja, et
et tema puhul oli nagu väga tugevalt näha seda, et ta reaalselt selle konkursi käigus, selle 3-4 kuu käigus tegi hästi suure arengu. Et kui ta Tartu voorus oli veel selline, et said aru, et on millega treenida, siis ta tuli ja seal pani kõik nõksud käiku ja oli super ja sai sinna tähelepanu keskele ka, kuigi tal oli ka ja üks asi muidugi, mis seal 5 hulgas kindlasti mängis rolli, mida nagu esile toodi, oli see teemade valik, et Teaduste Akadeemia sai välja tuua 5 väga erilist, erinevat, aga ka olulist teadusvaldkonna teemat. Ja siis salvestuse paned TikToki üles kui hea näide lühiformaadis esinemisest. Mina enda omast või? Jah. Kusjuures ei ole isegi vaadanud veel seda. See on see koht, et ma muidu olen oma videosid vaadanud ja tahtnud vaadata peale seda natuke. Tegelikult ma ei tea, Kristo, kuidas sinul oli, mul on ikkagi väsimus sellest ühest ja samast 3 minutist, mida ma trillisin, et tegelikult nagu isegi ei taha enam praegu vaadata. Natukene väsimus tekib kindlasti, aga... Ilmselt siis, kui teinekord treenima tahaks hakata ja vaataks, et oot, et mis mul seal täpselt nüüd need kohad olid, mida võiks nagu kohe mõelda ja ümber teha, aga praegu ma ilmselt tükk aega ei vaataks. No me paneme siia... Ta on olemas, mina TikToki ei pane ja enda kanalitesse vist ka ei ole veel pannud, aga ta on YouTube'is ja mujal olemas. Just, me paneme lingi, ma arvan, siia saate kirjeldusse ka, et minu meelest oli see, mina vaatasin seda ja minu meelest esinesid väga hästi, et minu ma meelest võin oli... ise ka öelda, et ma olin selles mõttes rahul, et ütleme, et ma tegin ära selle, mida ma olin harjutanud ja ma tean, et täpselt ongi võt see nii-öelda mingite efektide pool on see, mida võiks selles formaadis nagu teha rohkem ja see on midagi, mida ma nagu, mis ei tule mul võib-olla esmajoones nagu loomupäraselt, aga võiks treenida. Ja, see on väga hea, mulle meeldib selline see arengu mõtteviis, mis sul on, et tegelikult kogu aeg saab ju midagi paremaks teha, et samamoodi tippsportlased ju tegelikult, ega nad ei lõpeta treenimist ära, sest nad nüüd kuldmedali said, on ju, see tähendab, et nad treenivad veel rohkem. Et seda tasub väga meeles pidada. Okay. Kristo, me hakkasime ka videote juurde panema neid veidrate nägudega thumbnaile, YouTube'i värk ikka. Just, et milline on kõige, ma vaatasin teie neid, scrollisin neid erinevaid, kerisin erinevaid video, siis vaatasin just, mis need, et ikka kui on mingisugune, et siis selle saame panna nagu esipildiks, siis on äge. Just, saate lõpus saame harjutada neid. Aga liiguks siit edasi sinnapoole, et ajas tagasi siis võib-olla või ma ei teagi, kas see ajas tagasi on, aga et sa rääkisid natukene nüüd saate alguses, et kuidas sa doktorantuuri jõudsid, aga sa oled tegelikult juba enne doktorantuuri astumist oled andmete visualiseerimisega pikalt tegelenud ja 11 aastat siis õppejõud olnud, et kuidas sa üldse oled selle andmete visualiseerimiseni jõudnud, mis sa andmete visualiseerimise maailmas teed, kuidas sa sealt doktorantuuri või miks sa otsustasid siis doktorantuuri jõuda ja kõik 3 halba küsimust niimoodi ühte patta pannes, et vali ise, kust otsast alustada? Ma võtan selle variandi, et kuna mulle endale õppida väga meeldib, mulle haridusvaldkond meeldib, akadeemiline keskkond meeldib, siis ma võtan selle teekonna, et kust ma kuhu olen liikunud, sest et pärnakas, kogu oma elu siin kasvanud ja siiani siin elan, töötan, toimetan. Et Tartus ma käin ja naudin seda keskkonda, võtan selle sõidu, et minna sinna ja töötada nende inimeste keskel, kellega ma muidu siis virtuaalruumis koos töötan. Et pärnakana ma viimasel ajal panin tutvustusse juurde, et tõeline haridusturist Pärnust, sest ma läksin siit otse Tallinna Tehnikaülikooli ja õppisin äriinfotehnoloogiat. Ehk siis see, mis tegelikult täna andmete maailmas nii oluline on see, et kuskil on ärivajadus, kuskil on tehnilised inimesed, insenerid, kes oskavad neid asju teha, aga kuidas me need otsad kokku viime, siis tegelikult äriinfotehnoloogia eriala vist suuresti sellise ideega sai loodud, et kuidas me kõige efektiivsemalt neid infosüsteeme ja andmebaase saame rakendada või luua. Ja minu erialalt inimesed valdavalt läksid analüütikuteks, et siis mina olin ka testi- ja süsteemianalüütik, kõigepealt ProExpertis ja siis ADM Interactive'is ja veel mõnedes ettevõtetes. Ja
tegin 2 aastat pausi enne, kui ma läksin magistrisse ja jällegi mul ei olnud nagu, et ma pean minema õppima edasi midagi ja mul oleks kindel valdkond, aga tuli selline tore eriala. Inglise keeles oli väga vahva pealkiri Interactive Media and Knowledge Environments Tallinna Ülikoolis, magister. No selline rahvusvaheline magister, tal oli mingi oma formaat, tsükliõpe, et oli 3 nädalat intensiivselt, siis pikk paus ja nii edasi. Nii et ma kombineerisingi siis seda oma välismaal elamisega ja käisin Eestis seda magistrit tegemas, sest see oli põnev. Seal olid ägedad välismaised õppejõud, kihvt seltskond ja tegelikult tänaseks ongi ta human-computer interaction, et interaktsioonidisain, kasutajakogemuse disain. Nii et liikusin siis IT nii pehmesse osakonda, kui võimalik oli ja samal ajal tegin kõrvalt ise kõikvõimalikke disainitegevusi, kunst ja arvutigraafika, Illustrator, Photoshop ja mind kutsuti Pärnusse tööle õpetama disainereid. Ehk siis ma nagu mul ei olnud ühtegi plaani olla õpetaja, aga siis ma saingi aru, et seal Tallinna Ülikoolis õppides ma väga juhuslikult võtsin oma tunniplaani igasuguseid õpikeskkondade, digikeskkondade teemasid, multimeediat ja nii edasi. Et siis ma julgesin seda õpetajatööd alustada ja siis mind üsna ruttu kutsuti sealt ka Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse, et teha midagi huvitavat siinsetele õppekavadele juurde. Ja tänaseks ma olen teinud 8 ainekava ja õpetanud ise neid aineid. Ja selle kõige käigus ma analüüsisin koolitusvajadusi. Ja 2019 aastal tegin sellise uuringu siin tööstusettevõtted, tootmisettevõtted. Samal ajal ma olin töötanud nagu infosüsteemide analüütikuna, et kogu seda asja kokku panna, et aga mida siis ettevõtetel vaja on, et milliseid koolitusi neil vaja on, et ülikool tahaks pakkuda. Ja ma jõudsin sealt kiiresti selleni, et mul üks nagu fookus oli see, et digitaliseerimine, infosüsteemid, uued lahendused ettevõtetes, et kuidas aidata ja öelda, et vot need on head lahendused. Siis ma sain aru, et see on nagu selline džungel, et kui ma ei ole nagu mingi toote konkreetne konsultant müüja, siis et nagu õiglast arvamust avaldada, ma peaksin kas siis kõiki neid tooteid ikkagi kuidagi tundma ja ühesõnaga, et see lühidalt suured ettevõtted olid juba oma emaettevõtete poolt nagu nii-öelda ketti pandud, mis tarkvara neil on ja siis siin kohalikud tootmisettevõtted saavad tellida endale laiendusi, arendusi, nii-öelda integratsioone ja jätsin selle mõtte kõrvale ja jõudsin kiiresti selle vajaduseni, et nii palju on andmeid, kõik on juba, kes on digitaliseeritud, neil andmed muudkui tulevad, aga kas nad ka teavad, mis andmed, kust nad tulevad, miks nad tulevad ja kõige rohkem, mis nendega teha ja kuidas teha. Nii et ma jõudsin selleni, et see andmemaailm on selline, et ehk siis enne ma ütleks, et ma olin rohkem nagu kasutaja vajaduste ja nõuete poole peal spetsialist ja meeskonnajuht siis tarkvaraarenduses. Ja siis ma mõtlesin, et nii, nüüd ma tahaksin seda asja õppida ja Tartu Ülikool tegi just magistriõppekava. See just avati, eks, siis 2020. Ja ma sain aru, et päevaõppesse Tartusse andmeteadusesse ma ei lähe, aga kuna mul oli IT-valdkonna magister all, siis ma sain astuda doktorantuuri. Ehk siis minu doktorantuuri minek oli pigem nagu selline tagajärg kui eesmärk iseenesest, et ma võtsingi siis sellesama magistriõppekava tudengitega koos intensiivselt andmeteaduse aineid ja samal ajal siis alustasin oma doktoritööd, kus ma saingi siis oma juhendajale Raivo Koldele pakkuda seda poolt, et mind väga paelub kogu see disainimaailm, kasutaja vajaduste maailm ja tegelikult andmete visualiseerimise juures see tore, ma arvan, eestikeelne sõna näidikulaud, kus me siis inglise keeles dashboardi peal tahame näidata olulisi vajalikke mingeid tegelikult juba nii-öelda analüüsi tulemusi, siis kellele, miks, mida ja kuidas näidata. Rollid on erinevad, vajadused on erinevad, mida äripoolele, mida inseneridele, mida kuskil tootmisliini erinevates etappides. Ja siis meil on tohutult riigiasutustes andmeid, mida kogutakse ja analüütikute meeskonnad midagi nendega kuidagi tegema peavad, et see on see pool, kus ma siis olen konsultandina mitmeid selliseid projekte teinud. Et ühesõnaga jõudsin andmeteadusesse läbi sellise
tugeva tunnetuse, et on olemas vajadus selliste koolituste järgi tegelikult. Ja siis praegu ütleme, et koolitamisega ma niivõrd ei tegele, kuivõrd ma väga naudin seda, mida hoopis teadusmaailm pakub. Et siis see teadustöö ja andmete ja visualiseerimise temaatika seal. Et tegelikult nagu kommunikatsioonis, samamoodi teaduskommunikatsioonis, see on nii suur ja oluline teema. Et siis, kui sa korra nagu ütlesid, et sa juba tegelesid pikalt andmete visualiseerimisega, siis tegelikult võib julgelt öelda pehmemalt, et ma tegelesin infograafikaga, põhimõtteliselt mis iganes informatsiooni sõnumi edastamine. Aga selline baas, mida ma võib-olla koolitustena kõige rohkem olen teinud, on disaini põhimõtted ja siis nii graafilisest disainist kui ka tegelikult edasi selline nagu kommunikatsioonidisain, et mida, miks ja kellele üldse näidata ja see pool. Kui keegi tahaks sellesse maailma, ütleme, järgmise 2 tunni jooksul sisse elada, siis kas sa ise oled mingid materjalid üles pannud või milliseid allikaid sa soovitaks, et paremini aru saada? Mul ei ole endal sellist kanalit. Me just siin, kui meil kolleegid andsid välja Eesti esimese kõrgkooliõpiku andmeteadusest, siis ma mõtlesin, et nii see andmete visualiseerimine, et tegelikult nii andmete visualiseerimise kui laiemalt infograafika ja esitlemise teemal on tegelikult maailmas ikkagi raamatuid ja kanaleid ja allikaid väga palju. No ütleme, üks, mida ma oma õppeaines olen ka alusena hästi kasutanud, on Storytelling with Data, mille autor on hästi pika ja keerulise nimega, eesnimi on Cole. Ja siis ta oli Google'is andmetiimi ja visualiseerimise tiimi juht ja nüüd tal on siis, ongi tema keskkond, ütleme, ma arvan, et see on üks tore koht, kust alustada. Ja tema nagu on hea koht sellepärast, et ta räägib, seal on alapealkiri for business professionals ehk siis, et kuidas ikkagi hästi ära lihtsustada ja mõnes mõttes see läheb sinna minimalismi nii äärmusesse, et sa võid öelda, et kuule, võiks ikka natukene informatsiooni, andmeid ja annotatsioone tagasi panna ja see ongi selline tasakaalu koht. Et see on üks hea allikas ja võib-olla mõnes mõttes sellised juba nagu lõpptooteid või projekte presenteerivad keskkonnad, et üks on Information is Beautiful, selline, kus sa näed nagu, et nii paljudest erinevatest valdkondadest tuuakse välja selliseid, et vaatad peale, on lihtsalt ilus ja siis hakkad sinna sisse vaatama, et mis sõnumit antakse, et sul ongi kõigepealt on selline fookussõnum, et mis see üks asi on, mis sa öelda tahad. Ja nüüd, kui see mulle huvi pakub, siis ma vaatan juba seda graafikut või siis seda spetsiaalset visualisatsiooni, mis on tehtud. Et see valdkond on jah selline, et põhimõtteliselt nagu ütleme, esitlemise või kommunikatsiooni põhitõdedest võiks nagu isegi hakata pihta, sest alati see sõnum on nii oluline. Toon selle näite, et kui turundusagentuuridelt tellida mingi turundussõnum, eks, et siis kõige kallim sõnum on see, mis on see 3-sõnaline ja kõige lühem, et kuidas sa selle õige kontsentraadini jõuad, mis siis nagu kõnetab, sõnumit edastab, aga kõik ebaoluline on ära võetud ja nüüd inimene saadakse konksu külge ja siis ta läheb sinna ja süübib sisse. Ja siis tegelikult huviline tahab saada palju rohkem informatsiooni, nii et meil ongi siin ka need erinevad. Et selles mõttes, millisest otsast sisse minna võib-olla ka sõltub sellest, mis inimese huvi on, et kas minnagi nagu andmete visualiseerimisest ja mõelda, võib-olla näiteks siis mingi selline portaal või siis ütleme, õppematerjalide suhtes võib hoopis alustada millestki nii üldisest nagu esitlemine, mis baseerub andmetel, et siis sellised data storytelling valdkonnad. Aga mul endal ei ole, jah, ma olen mõelnud küll, on ju pikalt õpetanud ja igasuguseid materjale, slaide ja juhendeid ja videosid ja videoloenguid teinud küll, aga mulle veel ei ole seda, et ma oleks ise saaks anda oma allika. Kui palju selles maailmas nagu juhtumas on? Et ma olen lugenud seda Hans Roslingu raamatut ja see tema väga kuulus TED Talk liikuvate mullidega justkui nagu tekitas revolutsiooni selles andmete visualiseerimise maailmas, aga see oli mingi 15 aastat tagasi. Et kas midagi sellist on
toimumas, veel toimunud või kuidas see maailm nagu edasi on arenenud viimase 10 aasta jooksul näiteks, kui sa oled selles aktiivselt sees olnud? Ja kuhu see minemas on? See on väga hea selline küsimus, millest kohe teeks hea meelega uue kursuse, eks, et see ajajoon nii-öelda, et missugused teemad seal on. Kahtlemata see Hans Roslingu näited on sellised nagu üks, millest alustad, et neid vaadata. Aga üldiselt, kui see oli näide sellisest vahvast animeeritud asjast, kus muidugi suurima panuse andis tema aktiivne liikumine kogu selle animatsiooni ees ja seletamine, et see oli nagu show iseenesest, siis ma arvan, et üks konks ongi see, et kui mingi hetk oli selline buum, et asjad lähevad hästi animeerituks ja nii vägev küll seal toimub, siis tegelikult teistpidi nagu viimasel ajal on rohkem olnud ikkagi see lihtsustumise laine, et võtame neid kellasid ja vilesid vähemaks ja keskendume sellele, et mis on lihtne. Ja ma ise olen üldiselt pigem minimalismi armastav, ja seda koolkonda minu meelest see on nagu olnud järjest tugevam, et proovime teha hästi minimalistlikuks, kasutame võimalikult lihtsaid ja laialt tuntud graafikute tüüpe, et siis on see nii-öelda lugejaskond, keda me haarame ja nagu õigesti katame või kes siis mõistavad seda lihtsalt või võimalikult kiirelt suurem. Ja samal ajal me ei saa üle sõita nendest inimestest, kellel on väga tugev selline andme- ja graafiku lugemise oskus, et neile pakkuda seda põnevamat ja väljakutsuvamat. Et ma arvan, et üks asi ongi, mulle endale tundub, et see on nagu nii-öelda vana asi, eks 2009, kui ma alustasin magistrantuuris kasutajakeskse disaini küsimusi, siis tegelikult see ikkagi alles tuleb ja tuleb ja tuleb, et tuleb hästi keskenduda sellele, et kes on need, keda me soovime oma sõnumiga mõjutada kuidagi. Ehk siis kasutajakeskne disain ka selles osas, et kellele mida näidata. Ja lihtsustamise poole pealt mina tahaks öelda, et ma arvan, et selline lihtsustamine ja minimalism on väga teretulnud ja tervitatav. Ja ma tahan kindlasti siia sisse tuua teema accessibility ehk ligipääsetavus. Et kui me räägime, tuli veebidisainiga, meil on Web Content Accessibility Guidelines, mis juhised ja direktiivid ütlevad, et kuidas peavad veebilehed olema ligipääsetavad erinevate siis erivajadustega inimestele. Siis minu meelest on nii, et kui me võtame arvesse erivajadustega inimeste soove, siis kõigile nii-öelda, ütleme, paberite järgi mitte erivajadustega inimestele lähevad asjad kergemaks, lihtsamaks, paremaks, kiiremini nii-öelda omandatavaks. Et selles mõttes ma arvan, et andmete visualiseerimises ka kindlasti ühest küljest lihtsustamine, teisest küljest see, et ärme ole nagu disainerid selle külje pealt, et kõik oleks hästi elegantne ja õhuline ja hästi õrn, vaid et tegelikult meil need kontrastid on vajalikud puhtalt, et ühesõnaga sellise funktsionaalsuse ja ligipääsetavuse nagu esiletõus, ma arvan. Ja sealjuures, et mitte karta lihtsust, et see on selline minu enda jaoks nagu tundub selline teema, et kui nagu veebidisainis 90ndate seal keskel kõik, mida sai blinkima, kirjuks ja värviliseks teha, et seda tuli teha, sest seda sai teha, siis andmevisualiseerimises mingis mõttes natukene hiljem seesama laine, et me saame kõik teha nagu liikuvaks ja animeerituks ja see on vägev, sest tegelikult ega see liikumine meid alati nagu pigem ta ei aita. Et jah, ma arvan, et see lihtsus, kasutajakesksus ja kindlasti ligipääsetavuse teemad ka. Ja ligipääsetavuse teemad ka tehniliselt tegelikult, et milliste lahendustega me saame teha nii, et need siis me saame nendele visualiseeringutele ligi, et kui ta on sul mingi staatiline pilt või asi, et siis kvaliteet ja kontrast ja nii-öelda graafilise disaini mõttes ligipääsetavus oleks tagatud ja tehniliselt siis jah, veebilahenduste mõttes, et kui see on nüüd ajalugu ja vanalugu, aga et ala meil oli Flash, et Flashis on tore asju teha, aga siis tegelikult ei ole nagu mõistlik teha, et valida need tööriistad sellised, et nad oleksid ka nagu, see on siis selline, kuidas öelda, nagu see
õiglus või equality, et kõigil oleks võimalik ligi pääseda tehniliselt nendele lahendustele, mis on mõeldud sellele laiale publikule. Mille puhul ei ole mõtet andmeid visualiseerida? Et taustaks ka, et ma paar aastat tagasi tellisin omale paar raamatut selle kohta, ajaloo kohta, et kus see visualiseerimine alguse sai ja üks teine raamat oli suure hulga näidetega, kus pool raamatut olid head näited ja pool raamatut olid halvad näited. Ja need halvad näited olid nagu toredad, et inimesed on üritanud mingisuguseid hobuvõistluse tulemusi kujutada hobusekujulisel graafikul ja ilmselgelt nagu oli ülepingutatud ja ei läinud hästi. Ja see läheb sinna kunstivaldkonda. Jah, aga sinu vaatenurgast, et informatsiooni edasiandmine, et kuidas sellest mõelda, et kuhu tõmmata see rusikareegliga joon, et seda ei ole nagu mõtet visualiseerida? No võib-olla 2-3 sellist mõtet, et esimene, mis ka osalt viitab sellele raamatule Storytelling with Data, kui ta toob välja graafikute tüübid, mis ta lemmikud on, siis kõige esimene graafik on näitena lihtsalt 91% number. Ehk siis, kui sa saad selle edasi anda sõnumina, mis annab selle sõnumi edasi ilma pilditavaid, et sul ongi see üks number või fraas või midagi, et siis ei pruugi nagu 2 ja 3 tulbaga tulpdiagrammi joonistama hakata sinna kõrvale, et pigem nagu tuua välja see nii-öelda dünaamika või erinevus sõnaliselt, et see on kohe esimene. Ja teiseks kindlasti on see, et siin on nagu mitu etappi, et kuhu see visualiseering jõuab, et ta nagu ei jõuaks, et sa oled ära visualiseerinud midagi töö käigus ja ta jõuab kuskile ja siis tekitab nii-öelda vale arusaamas ja vale informatsiooni levikut. Aga selle taustaks on see, et kui informatsioon või andmed ei ole täielikud või kvaliteetsed, et sul tegelikult, ehk siis, et näiteks avastava analüütika käigus meie näiteks terviseandmete puhul, kui ma visualiseerin midagi, et ma teen graafiku valmis, siis nagu esimene küsimus ei ole see, et miks see asi täpselt nagu nii juhtus nagu sündmuste mõttes, vaid pigem, et kas need andmed on õiged, kui ma pilti nii näen või kas mu pilt on õige, kui ma seda asja siin nii näen, et tegelikult see on nagu see ehk siis, et see visualiseerimine minu jaoks on hästi palju nagu valideerimine, oma andmete mõistmine ja arusaamine, mis seal üldse on. Ja sel juhul on oluline, et need pildid ei jõua kuskile valesse kohta avalikkusesse, kui nad on alles nagu valed nii-öelda poolikute või siis kinnitamata andmete peale. Ühesõnaga see andmete kvaliteedi ja täielikkuse printsiip või selline mõte, et siis tasub nagu pilti kuskile jagada ja levitada, kui ta ei ole sul endal tööprotsessi osa lihtsalt. Ja selle visuaalsete tööriistudega, jätame selle kunsti poole praegu kõrvale, aga on neid andmete visualiseerimise tööriistu ka. Osad teevad pilti lihtsalt, aga osad lasevad sul alasid valida ja drill down'i teha, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles öelda. Ja et see tundub olema nagu 2 päris eraldi suunda, et üks ongi see, mis on mõeldud kommunikatsiooni jaoks, sa võid seda välja printida ja ajakirja panna ja see on staatiline. Ja teine on siis selline igapäevatöös toimetamise vahend. Kuidas sa selle nagu oma õpetamise käigus kontseptualiseerid? Mõnes mõttes on ta kohe, esimene ots ongi see, et miks, et mida me sellega teha tahame. Et kui me tahame edastada sõnumit ja ta on staatiline ja inimene vaatab teda niimoodi, et mind ei ole seal juures rääkimas ja tal ei ole lisainformatsiooni, et siis see oleks nagu selliselt tehtud, et täpselt see nii-öelda annotatsioonide osa ehk abistavate tekstide osa visualiseerimise juures oleks sobilik ja muidugi ennekõike, et visualiseering ise oleks siis ütleme graafikul, et on mõistlikult valitud, milliseid tunnuseid, kus ja kuidas kujutatakse. Aga see annotatsioonide osa on tegelikult hästi huvitav üldse minu meelest, et seal on, just vaatasin ühte uuringut, et inimesed jagatakse ju ka, et kes on rohkem visuaalipõhised, kes on tekstipõhised, et nii selle kirjanduse põhjal, kui ma ise kuskil koolitusgrupis nagu seda testin, siis niisugune 15–20% inimesi eelistab teksti. Et ärge näidake mulle üldse seda pilti, ma tahan rahulikult lugeda, aru saada, mis seal on, ma olen võimeline lugema.
ja siis see suurem osa on, kes nagu eelistaksid seda pilti, aga nüüd, kui nagu graafiku küljest ära kaapida seda nii-öelda informatsiooni, mis otseselt ei näita andmeid, vaid siis ütleme, ongi meil seal teljed ja numbrid ja nimetused ja võib-olla siis mingid täiendavad tekstid. Et kui neid ära kaapida, et kus maal see hea piir on, et millal see on nagu nii ilus ja õhuline ja millal ta on nagu kasutu selles suhtes juba. Et siis uuringutes seal näidati nagu paari erineva teksti hulgaga graafikuid ja inimesed eelistasid seda, kus on graafik ja pigem rohkem teksti graafiku küljes. Ütleme, et mul on lihtne joondiagramm, mul on mingid dünaamikad, muutused ja nüüd ma markeerin ära need näiteks ekstreemumid seal või mingisuguse olulise muudatuse või hoopis platoo, eks ju, et mis seal toimus ja ma panen sinna juurde selle lause või kaks, mis ütleb mulle ja aitab mul mõista kogu seda asja. Et sellisel kujul nii-öelda staatilised lahendused peavad olema läbimõeldud just selle sõnumi ja siis informatsiooni koguse osas, et olla parasjagu abistavad igatepidi. Ja nüüd teistpidi see, mis sa mainisid, need ütleme interaktiivsed lahendused on siis juba nagu tööriistad, milles sul on nagu küsimusi ilmselt rohkem ja võib-olla on ka publik või siis see on nagu, kohe tuleb üks eraldi valdkond, kui mul on ütleme töögrupi sisene või mingi ettevõtte sisene tööriist või siis, et ministeerium avaldab töölaua avalikkusele. Et siis sul publik on täitsa nagu sa ei tea, kes ja miks tuleb, eks just sa pead seda tegema ühe ilusa teenusedisaini projekti, uurima personad, nende vajadused, grupeerima ja tegema siis lahendused nii, et need põhilised grupid oma põhiliste stsenaariumitega oleksid kaetud, et miks nad tulevad seda tööriista kasutama. Ja selles mõttes need interaktiivsed lahendused on väga omal kohal ja siin nüüd ongi see koht, mis minu jaoks toob tagasi minu selle nii-öelda IT-maailma alguse, et igasugune see näidikute laud või siis selline töölaud, andmete töölaud on digitaalne toode või teenus. Ja siis me mõtleme, et kes see kasutajagrupp on, mida nad otsivad, mis see väärtuspakkumine on, mis sealt tulema peab ja sellest lähtuvalt me arendame seda, peaksime arendama seda kui digitaalset teenust. Ja siis lähtume sellest vajadustest. Mul on üks jätkuküsimus veel, siis ma annan sulle otsa tagasi, Krista. Et ettevõtted, kus ma olen töötanud ja inimesed, kellega ma olen rääkinud andmemaailmas, seal tihtipeale on see, et nii, meie ettevõte nüüd kasutab Tableau või meie ettevõte kasutab Power BI või mingit muud tööriista ja siis see justkui peab nagu kõigile sobima, kõigi persoonade jaoks, kõigiks kasutusjuhtudeks. Reaalsuses see ei tundu päris nii olema, aga nii-öelda sinu kvalifikatsiooniga inimesi tavaliselt ei ole ettevõtetes, kes sellist asja suudaks hästi kontseptualiseerida. Et kuidas seda osa nagu hästi teha? Kindlasti mul ei ole õiget vastust, vaid ma olen rohkem kokku puutunud nende keskkondadega, kus on juba BI ja sellelt ei minda üle või siis, et oli midagi muud ja nüüd on BI ja kui tegemist on avaliku sektoriga, siis see on hankepõhine tulemus või siis mingisugune, kui see on emaettevõtete puhul jälle keegi kuskilt otsustas ära ja nii on, eks, ja meie nüüd kohaneme sellega, et ma ei ole olnud olukorras, kus saaks hakata soovitama, see on natukene nagu seesama infosüsteemide osa, et mida siis võtta, et ma Tableau'd olen väga vähe kasutanud ja selles suhtes nagu põhimõtteliselt peaks ta olema samamoodi nagu mingisugusegi infosüsteemi selline ostuanalüüs, eks ju, et miks me seda kasutame, mis need nii-öelda piirid või raamid on, milles me mõtlema peame, et kas see on mingi tehnoloogiline eelseadistus või on see kuidagi finantsiline või mingi muu. Aga põhimõtteliselt ütleme, Tableau ja BI vahel hästi suures plaanis nad peaksid nagu kattuma need võimalused, aga lõpuks on ikkagi, et mille otsa me nagu satume, on see, et miks need filtrid siin niimoodi on ja miks ma seda teisiti ei saa teha ja miks see nagu täpselt see nii-öelda interaktsiooni loogika ei võiks teisiti olla, et sa pead hakkama otsima neid ümber nurga lahendusi, et saada seda tulemust, mida sa päriselt tahad
toote-teenuse nii-öelda kasutajaliidese mõttes. Mhm. Ja mul ei ole jah sellist head vastust, et mul kõige toredam on see, et ma ise oma tööd teen iga päev ERR-is, sellepärast et kui ma läksin sinna õppima, siis ma üldse, et ütleme sellist toodet nagu isegi kui me õpetame andmete visualiseerimist ja esitlemist. Minu juhendaja Raivo Kolde teeb siis sellest õppeainest ERR-i poolt, et me õpetamegi graafikute grammatika, kõik need elemendid, erinevat tüüpi andmed ja nendele sobivad või siis võimalikud graafikute visualisatsioonide tüübid ja teeme ERR-is ja mina teen sinna juurde siis kogu seda disainimaailma poolt, et mõeldagi, et näiteks ka CVI, et milline see visuaalne identiteet organisatsioonil on, kuidas me seda rakendame, see on väga huvitav teema, see on see nii-öelda konsultanti teema, et organisatsioonidel on olemas CVI-d sageli, kus on kõik kirjas, meie värvid, meie fondid, meie tingimused, aga ma ei ole näinud ettevõtet, kellel see oleks spetsiifiliselt lahendatud andmete visualiseerimise jaoks ja ometi meil on neid ettevõtteid väga palju, kus see andmete visualiseerimine on, ütleme, läbi analüüsi tulemuste, raportite väga suur osa, aga tegelikult see vajab nagu spetsiifilist lähenemist, et me sinna ei lähe samade fontidega ja meil ei piisa sellest värvivalikust ja nii edasi. Et ühesõnaga meie õpetades kasutame ERR-i ja kui me ütleme, et ja mina Canvat nii-öelda selliste üldiste disaini ja esitluste ja asjade jaoks, et siis me ütleme, et te võite teha dashboardi ehk siis selle näidikute laua või töölaua lahenduse, aga seda ka ERR-is, et me ei võta siin vastu me ei õpeta neid tooteid, mis on valmis. Ja selles osas ma oskan ainult öelda nii palju, et põhimõtteliselt samamoodi selline tarkvara sisseostu nii-öelda protsess, et analüüs, et mis on need võimalused turul ja milline organisatsioon oleme meie ja mis meie need lõppvajadused on, sest et kõigile saab juurde arendada ja modifitseerida neid valmis pakilahendusi, aga et kus see nagu mõistlik punkt on, see on selline organisatsiooni analüüs, ma arvan. Kui palju üldse see disaini pool on tegelikult siis inimestest kinni, et mulle väga meeldis see, et sa selle CVI-d ja kõik selle jutuks tõid, sest näiteks minule Tartu Ülikooli need slaidipõhjad, mina neid väga ei suuda kasutada, et ma olen teinud tegelikult üpriski nagu liberaalselt liikunud teises suunas, et samamoodi nagu sa ütled, et tegelikult andmete visualiseerimisel tihtipeale see, mis turunduses on pandud paika, et kuidas me ennast klientidele ja väljapoole kuvame, ei ole võib-olla see, kuidas me tegelikult sisemiselt, eks ole, kõige efektiivsemalt saaksime seda informatsiooni tarbida ja jagada ja inimeste suhtumised ja arusaamad on nii erinevad. Et kuidas, kas sul on nagu seal mingisugust ideaalset viisi, kuidas sellist tasakaalu leida, et kas siis peaks kogu organisatsioonilt mingisuguse konsensuse saama, kuidas neid andmeid kuvada või pigem keegi peaks ikkagi selle otsuse vastu võtma, et kasutame nii nagu CVI-s on või teeme mingi enda ajutise lahenduse praegu? See nagu päriselt reaalselt on kindlasti niimoodi, et see sõltub organisatsiooni ja sellest arenguetapist ja inimestest, kes seal on, eks ju, et kes mida oluliseks peab ja kellel millised otsustushoovad on selleks, et seda asja suunata. Ja nagu lihtne algus on see, et jah, et meil on see CVI ja sellest saab nagu suures plaanis juhinduda, aga nii kui küsimus ongi nende andmete, ütleme mingites raportite loomises, siis me oleme selle raskuse ees ja nagu esimene soovitus või selline mõte on see, et üleüldse organisatsioonid on nagu erinevad, et kes ütleb, et meil on ülioluline, et te kasutate täpselt neid õigeid asju, mis siin CVI-s on. Ja Tartu Ülikoolis see kindlasti nii ei ole. Suures plaanis on nagu jah, ülioluline, et meil on, ma ei tea, et sa mingit tohutut nagu logo muudatust isiklikult välja ei mõtle, on ju, et paned kuskile rahvusvahelisel konverentsil või mis iganes avalikkuses. Aga nagu Tartu Ülikooli sellise suurusorganisatsiooni ja
inimeste puhul peaks olema nagu abivahend ja kui sa tahad, sul on võimalik võtta, sa ei pea leiutama hakkama, aga sa tegelikult oled nagu minu meelest vaba tõesti tegema nagu omamoodi neid asju. Samamoodi nende logode kasutamine, et seal on mingid reeglid, aga keegi kuskilt ei tule, et ei ole karistusmeetmeid, eks ju, et kui tegid valesti, et selles suhtes ta on nagu suunis. Mingitel korporatsioonidel on vastupidi ülioluline, et kõik peab olema täpselt ja midagi seal värvikoodi muuta ei tohi, et kohe on untsus ja veel siis spetsiaalselt igale, ma ei tea, paberitüübile ja mis iganes meediumile vastavad koodid. Et kõigepealt see, et milline see organisatsiooni siis nii-öelda meelsus selles osas on. Ja teine asi nüüd tegelikult, kui on algusest peale näiteks teada, ütleme, täna hakkan tegema ettevõtet ja tegelikult meil ju kõigil on andmed ja kõik teevad andmetega midagi mingil hetkel, et minu meelest see võiks olla täiesti selline, ma ei tea, ma ei ole turundusagentuuridega, kes seda või loovmeeskondadega rääkinud kuskil, et kes seda teevad, et kas nad teevad seda sinna sisse nüüd näiteks juba, et ma ei ole näinud praegu ühtegi sellist. Ma olen ise mõnda täiendanud niimoodi, et proovinudki siis nagu luua seda sisendit, aga sõltuvalt sellest, kui palju, milliseid andmeid ja millistesse kanalitesse siis visualiseeritakse täpselt, et kas tehakse interaktiivseid lahendusi, kus on nagu võib-olla tohutult, ongi, et ma tulen selle värvipalettide jutu juurde kohe, mis on üks nagu koht teemaks, aga ühesõnaga, et algusest peale tegelikult see võiks CVI osa olla, sest et meil on andmed, meil võiksid olla mingid graafikute näited, kuidas need graafikud istuvad sinna kuskile muu, ma ei tea, kas või veebilehe või siis dokumendi sisse. Ja teiseks muidugi see, et aga mida vaja on, täpselt samamoodi nagu mis iganes asja defineerimisel või siis nõuete analüüsis on siin samamoodi jälle, et mida meil vaja on, et mis tüüpi andmed meil on ja mis tüüpi raporteid me väljastame, et see võiks olla ära kirjeldatud ja siis tegelikult nende dokumentide juures ongi üks oluline klausel, et et kui oluline see järgimine on, et kuskil on nagu tõesti mingid tohutud piirid, et sa pead tegema täpselt etteantud reeglite järgi. Kui läheb teisiti, tule ja räägime läbi, eks ju, turundusosakonnaga või siis on tõesti, et need on suunised, et aidata. Et ma arvan, et see tänapäeval juba võiks olla selline CVI osa, aga jällegi sellega ma nii detailselt viimasel ajal pole tegelenud, aga järjest rohkem tuleb uuesti jutuks. Üks suur asi on, ma arvan, nende andmevisualiseerimise selliste reeglite kirjapanemise juures. Üks on see, et peavad olema kirjas kuskil asjad, mida ei tohi teha, mingid rusikareeglid. Ma ei tea, graafikutel on üks klassika, millest alustatakse, eks, et tulpdiagrammil ei lõika ära 0 punkti, et sa alustad teda nullist. Et kui ma just tulin Tartu Ülikooli siia doktorantuuri, tegin omale õppematerjalidesse kohe täienduse sotsiaalmeediakanalist oli selline graafik, et ma sain sellest teha endale sellise õppematerjali, et mis on pildil valesti. Pildil oli siiamaale, ma iga loengu alustan oma teemasid, ma näitan seda ja siis kui me vaatame seda tulpdiagrammi, et ühesõnaga selliste reeglite nii-öelda väljatoomine, et tegelikult kui CVI-s on see, et logo ei tohi kasutada nii ega nii ega nii ega nii, siis organisatsiooni spetsiifiliste andmetega võiksid seal olla sellised näited andmete kohta ka. Nii ei tehta, nii tehakse. Või ma ei tea, sektor diagrammi peal, kui sa seda ikkagi kasutad, eks, et leiad, et see on parem kui tulpdiagramm antud hetkel, siis kuidas sa järjestad need osad seal, et mõnikord tahetakse panna suuremast väiksemaks, aga kui seal on mingi muu seos andmetes, ma ei tea, vanuselised grupid, et kas siis ikka tasub ümber miksida või peaks ikka vanuse järjekorras jätma. No on siuksed nagu, et need tegelikult võiksid olla nagu mingi siuke baas. Just nagu organisatsiooni spetsiifiliste näidetega, et kui me võtamegi, et meil on mingid demograafilised andmed, siis seal on omad mingid rusikareeglid olemas. Et see puudutab nende graafikute tüüpide kohta ja teine asi, mis ma mainisin, oli see värvipalettide teema, et see on üks tore asi, millega mulle ka kogu aeg ikkagi pöördutakse, et kuule, et ma tegin joonise valmis, mis sa arvad, et mis värvipalett võiks olla. Et seal on ka, et hästi tore, kui on mingid harmoonilised sarnased värvid, aga millal nad sobivad ja millal ei sobi, et kas meil on kategoorilised andmed või meil on pidevad andmed, siis sobib üks värviskaala, siis sobib teine värviskaala. Kas ma teen tulpdiagrammi, kus värvi on paberi peal nii-öelda hästi palju või ma teen mingi punktid või peenikesed jooned, kus värvi on hästi vähe, siis töötavad hoopis teised värvid nii-öelda kontrasti mõttes õigesti.
et ja siis nende värvidega on see lugu, et kui see on dünaamiline, nii et sa ei tea, kui palju andmeid klient siis või kasutaja parasjagu graafikule tahab visata, et kui sul on 20 kategooriat, et kust ma need 20 head värvi võtan. Et jõuad mõistliku paletini, ütleme 8 on nagu täitsa tehtav, aga sealt edasi juba läheb nagu kriitilisemaks, kusjuures nii kui vahetad graafiku tüüpi, töötavad nagu värvid vastupidise loogikaga oma hele-tumedusega. Et ja lisaks ligipääsetavus, et ma siin oma tööriista tegin, millest ma siis ka seal 3 minuti kõnes rääkisin, et mul on ravitrajektoorid, meil on patsiendid, nendega toimuvad erinevad sündmused, kas siis on retseptide väljakirjutused või on mingid diagnoosid või on mingid protseduurid. Et kui palju sündmuseid on mõistlik ühe nii-öelda võtta, me võtame kohordid, et vot nüüd need patsiendid olid selles diagnoosikohordis ja siis nad olid selles ravimikohordis ja vaatame neid sündmuseid, siis kohordid paneme ühtede trajektooride peale, et millal ta kus oli ja ma kasutan värve, et kodeerida näiteks, et see sündmus on oranž ja see sündmus on sinine. Aga tahaks veel 5 sündmust, et siis milline pilt nagu mõistlik tuleb, et kui ma tahan ka mitusada inimest korraga vaadata või kuidagi. Ehk siis sõltuvalt sellest andmete spetsiifikast see värvide vajadus muutub erinevaks ja mina oma tööriistas siis otsisin lihtsalt välja, ma vist defineerisin seal 12 värvi ära, aga siis ma testisin nad läbi ligipääsetavuse mõttes, värvipimeduse mõttes tööriistana, et nad tõesti peaksid olema sellised, et nad eristuvad erinevat laadi, võimalikult palju erinevat laadi värvipimeduse jaoks. Sest värvipimedaid on ühiskonnast 2% või rohkem, neid erinevaid on, võib-olla on see number isegi suurem, et seal on neid erinevaid alagruppe palju ja sa saad sul on tööriistad olemas, et testi läbi. Samamoodi on sul tööriistad olemas, et testida läbi värvide kontrastid. Et kui sa teed infosüsteemi ja disainer ütleb, et väga ilus on hele hall taust ja tumedam hall tekst, siis inimene, kes päev läbi tekstitiheda infosüsteemiga töötab, õhtuks tal silmad põlevad peas, sellepärast, et see kontrast on liiga madal. Aga tööriist on olemas, mis ütleb sulle, et see kontrast ei kõlba. Et selles mõttes värvide maailm on nii lai. Ma lõpetuseks küsin veel, et sa katsid päris suure hulga teemasid. Ja sa ütlesid, et sa teed konsultatsiooni ka, et kas midagi jäi veel mainimata, mille puhul on kellelgi mõtet sinu poole pöörduda või sai enamus üle käidud? Jah, ma neid erinevaid projekte, mis ma teinud olen, ütleme, et praegu ma just, minu enda huvi kõige rohkem on seesama andmete visualiseerimine ja seal juures need nii-öelda disaini küsimused. Et ma arvan, et selles osas vist ja nii palju ütlen veel, et need konsultatsioonid ja koolitused, et kui ma ütlesin, et mul ei ole seda materjalide pakki kuskil, et mulle väga meeldib teha spetsiifilisi nagu kasutaja probleemidest lähtuvaid koolitusi. Ehk siis ma alati, kui keegi pöördub, et kas saab koolitust, siis ma kõigepealt alustan tegelikult sellisest eelkonsultatsioonist, et millega te tegelete, kus maal te oma organisatsiooniga olete, et ma tuleksin teie juurde sellest punktist, mis on teie jaoks kõige kasulikum, et ongi näiteks, kui on analüütikute meeskond, kes kõik teevad seda tööd, aga näiteks neil ei ole kokku lepitud mingeid reegleid, et siis aga mis nende hetkeseis on, et kes milliseid töömeetodeid ja protsesse kasutab, millised nende tööd praegu välja näevad. Ja ma koolituse käigus, et kui ma alustan mingitest põhimõtetest, mis a la ma võin ka ülikoolis loengus õpetada, siis ma lähen kiiresti edasi selle juurde, et need reaalse elu näited, kus me otsime neid nii-öelda siis rusikareegleid ja teooriat, et kuidas töötab, on selle organisatsiooni enda raportid ja töölauad ja et siis nende põhjalt, et nad saaksid oma selle kohtumise käigus uusi ideid ja lahendusi oma konkreetsete probleemide kohta. Et jah, see on nagu see võib-olla, et minule meeldib see väljakutse, et uurida, kust saaks teie organisatsioon praegu selles osas siis kõige paremat kasu ja mis mulle tagasisidena just hiljuti öeldi, 2 toredat kommentaari klientide poolt. Üks oli see, tulles tagasi selle konsultandi sõna juurde, et kui me koolitasime ülikooliga ja siis öeldi, et
ma spetsiaalselt pöördusin ülikooli poole, sest et neid konsultante on ju nii palju ja igasuguseid, et ma tahaks, et oleks lektor, kes on akadeemilise taustaks, mis on väga uus selline mõnus nagu asi, mida nagu mõelda, et kas ma panen selle lektori nüüd sinna kõige ette või ja teise, ehk siis, et sa tead, et tegelikult ja see on väga tore, ma tahaks akadeemia ja ülikooli kiituseks seda öelda, et see on tõesti nagu mõnus tunne või teadmine, et see on asi, mida tegelikult järjest rohkem väärtustatakse. Et vahepeal oli nagu hästi suur see, et praktilised kogemused ja otse tööturult ja otse eraettevõtlusest, et siis on nagu need teadmised kõige väärtuslikumad, et tegelikult on ikkagi nende kahe asja koosmõju ja see, et sul on akadeemilisest maailmast selline nagu raamistik, mingid teooriad, mingid just ka metoodika, lähenemine, et koolituste puhul see, et kuidas sa jõuad inimesteni ja tegelikult kasutajakeskne lähenemine, et iga grupp on nagu oma mingisuguse lähtepunktiga ja mis ma teile siit hetkest edasi pakun. Ja teine kommentaar oli see, et minu selline siis konsultatsioon andis meeskonnale täiesti nii-öelda uue tööriistakastiga rääkimise sõnavara mingite terminite, mingite mõistete või mõtete osas, mis puudutab andmeanalüüsi, et see visualiseerimise pool, ma arvan, et see nagu märksõna võib-olla ongi kliendikeskne digiteenus tegelikult, et selliselt mõelda, et siis kuhu minu analüüsitöö jõuab, et see tõesti efektiivne oleks ja kasulik. Väga tore. Üks pisikene jätku küsimus siia otsa. Et kas nii-öelda ise ettevõttes töötades mulle tundub, et kumba poolt on nagu, vajalik on justkui koolitada nagu mõlemat poolt, nii tellijad kui siis seda analüütikut, kes seda visualisatsiooni teeb, eks. Et kas see on ka sinu praktika osa või pigem mitte? On just küll, sest see oli üks tore näide. Tartu Ülikool tegi ise sellise koolituse, kus minul siis õnnestus ka osaleda just nimelt selle koolituse loojana, kus võeti kõik siis need, nagu öelda, sisuosakonnad, et õppeosakond, personaliosakond ja nii edasi, kes on sisemised tellijad Tartu Ülikooli IT-osakonnale. Ehk siis IT-osakond tahab pakkuda head teenust, aga selleks, et need otsad kokku saaksid, ongi vaja koolitada nii seda tellijat kui pakkujat. Ja põhimõtteliselt võib öelda, et seal vahel ongi siis ärimaailmas, ma arvan, et see ärianalüütik ja samas siis ka teenuse disainer, ütleme, disainimaailma mõistes. Et need rollid on tegelikult sarnased. Ma arvan, et mõnes mõttes ongi ärianalüütik sageli nagu see digiteenuse, teenuse disainer mõnes mõttes ja siis ütleme mujalt, avaliku sektori ja humanitaaria valdkonnast see teenuse disainer suuresti katab seda sama rolli, et teenuse disaineri taust on siis vähem tehniline lihtsalt. Et sellist rolli, jah, et seda sellise mõttega koolitusi või konsultatsioone olen ka teinud just. Väga hea küsimus, aitäh. Aitäh sulle, Maarja. Kuidas kõige parem viis oleks, kui keegi soovib sinuga kontakti võtta? Ma arvan, et LinkedIn, ma ei ole seal olnud väga tubli aktiivne, aga see on kindlasti üks kanal. See oleks, ma arvan, tore koht, kus sa võiksid ka jagada mitmeid neid nippe, mis sa täna saates mainisid, et ma arvan, et siin oleks paljudel inimestel huvitav jälgida. Aga suur aitäh, Maarja, et sa tulid saatesse. Aitäh, mul on väga hea meel, et te kutsusite ja jälgin ja kuulan huviga teie neid tarkuseid, mis te erinevatelt inimestelt ja omavahel aruteludes jagate. Aitäh. Ciao. Ciao.